Kolmas nipp harjumuse kujundamise juures on enda premeerimine. Harjumused nimelt tekivad ainult nendest tegevustest, mille eest me saame mingisuguseid positiivseid tagajärgi. Ja kui me nüüd 3 harjumuse nippi kokku paneme, siis me näeme, et harjumus on selline suletud ring. Esiteks konkreetne see olukord tuletab meile meelde, et nüüd hakka tegema, tegevus ise peab olema rahuldust pakkuv ja kolmandaks me peame selle eest saama mingisugust preemiat, midagi meeldivat või midagi kasulikku, mida me ise väärtustame. Harjumused on mõistuse otseteed selliste tegevuste juurde, mille kohta me oleme õppinud, et need on kuidagi kasulikud või head. Inimesed eeldavad, et hea tunne peale trenni ongi iseenesest preemia. Mul hakkab ju pärast liikumist mõnus. Tegelikult see sageli siiski nii ei ole. Kuigi me tunneme ennast pärast liikumist hästi, siis liikumise ajal tunneb suur osa inimesi ennast võrdlemisi ebamugavalt. Ja see on meile looduse poolt antud selline pidurdusmehhanism. Selleks, et me siis liiga palju ei rahmeldaks, energiat ei kulutaks, hakkabki meil ebamugav, kui me juba võrdlemisi tempokalt liikuma hakkame. Loodus ei ole arvestanud sellega, et tasakaal võib ka paigast ära minna. Tänapäeval inimesed saavad väga palju puhata, saavad autoga sõita, saavad traktoriga lund lükata. Ja me olemegi olukorras, kus 2012. aastal kuulutati välja ebapiisava kehalise aktiivsuse pandeemia, ammu enne seda, kui pandeemia sõna meile tuttavaks sai. Ürgne energia kokkuhoiu mehhanism on meile tänaseks päevaks takistuseks saanud ja me peame ise olema nutikad ja vaatama, kuidas me saaksime enda jaoks selle liikumise meeldivaks teha, kuidas me saaksime ise ennast premeerida. Premeerimise mõte sageli inimestele väga ei meeldi, tundub kuidagi imelik, et mis mõttes ma ennast premeerin. Aga vaadake näiteks võrkpallureid. Kui nemad korralikult mängivad, siis nad ikkagi innustavad ja tunnustavad üksteist, tubli töö, hästi paned. Ja tegelikult samamoodi me võime ise ennast innustada ja julgustada ja kiita. Meie ajul ei ole väga vahet, kas kiidab keegi teine või kiidame ise ennast. Näiteks selle eest, et ma lifti asemel lähen trepist või selle eest, et ma pargin auto ära kilomeeter enne töö juurde jõudmist ja lähen viimase kilomeetri jalgsi või selle eest, et ma enne õhtusööki teen 50 kätekõverdust. Me saame ise ennast kiita ja selle läbi juurutada endale liikumisharjumusi. See premeerimine, see, et meil hakkaks mõnus, hakkaks kuidagi hea, on harjumuse kujunemise üks võtmemehhanisme. Ja nüüd, kuna liikumisharjumused on siis tegevuste jadad, siis tegelikult üks väga tähtis nipp on selles, et me hakkaksime ennast kiitma nende üksikute tegevuste eest. Selle eest, et ma tõusin diivani pealt püsti ja läksin ukse juurde või selle eest, et ma panin koti trenni asjad kokku ja võtsin selle kaasa või selle eest, et ma vahetasin riided ära. Kui me kiidame ennast nende pisikeste tegevuste eest, mis iseenesest veel ebamugavust ei tekita, siis niimoodi saame me väga-väga palju juurde anda selliste harjumuste juurdumisele.